Tere! Alustame Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsertaktusega ja me teeme seda taas kord virtuaalselt, sest antud olukord, mis juba kestab peaaegu aasta, ei võimalda meil omavahel füüsiliselt kokku saada. Ma olen avastanud end mõttelt, et Eestis pidevalt rahvaarv kasvab, kuigi sünnid ei kasva. Kus need inimesed siis siia tulevad? Nad rändavad siia Venemaalt, Ukrainast, Taist, Itaaliast, Hispaaniast. Ja nad ei rända üksinda, nad tulevad siia tihti koos peredega. Ja siis ma mõtlengi nagu siin vabariigi aastapäeva eel, et kas neil on õigus tähistada siis Eesti sünnipäeva, kui nad tegelikult ei ole ju eestlased, aga samal ajal meie rahvaarv kasvab, sest nemad tulevad siia elama ja töötama ja toovad oma lapsed lasteaedadesse ja koolidesse. Mina tahaks küll lubada neil pidada Eesti sünnipäeva, sest tegelikult Eesti on ju hariduse riik ja haridus ongi eestlaseks olemise juures väga oluline. Nii et ma arvan, et kui need sisserännanud perede lapsed saavad Eesti koolis haridust, õpivad eesti keeles, tähistavad Eesti pühasid ja räägivad seda ka kodus oma vanematele, siis nad nagu muutuvadki eestlasteks. Ja neil tekibki õigus ju ka tähistada ka Eesti sünnipäeva. Nendel inimestel on nagu kaks identiteeti. Nad on nagu hispaanlased, aga samal ajal ka eestlased. Nii et mina arvan, et see kindlasti rikastab neid. Ja mis saab olla toredam, kui maailmas on rohkem eestlasi, kes tähistavad Eesti sünnipäeva. Head vabariigi aastapäeva kõikidele ja mõnusat pidu neile, kes tunnevad, et nad tahavad ja tohivad tähistada Eesti sünnipäeva. Hetkeks mõttesse ma jään, südames on mul üks hääl. Tõsta õhku kui liit, näha ülalt kodusiit. Justkui tivad oleks saanud, taeva tõusen linnuna. Näen sealt oma sünnimaal, näen kui kaunis oled sa. On Virumaa virulaste hoida, on Virumaa virulaste kaitsta, on virulaste Virumaa see, sulle kodu laulame. Metsad, voored, põllud, mäed, ennast vete peeglist näen, kutsutuseks allikas õõn, hinges tukrus jaga.
mõista, on virulaste Virumaa see, sulle kodu laulame. Armsad sõbrad, et ma tervitan teid vabariigi aastapäeva puhul ja enne, kui ma jõuan oma jutuga vabariigi aastapäevani, käime me ära päris mitmes kohas. Kõigepealt käime me ära Poolamaal, käime Stettini linna lähedal asuvas Tammemetsas, kus on Boguslav 10. tamm. Seejärel käime me Varbola linnamäel, seejärel käime me Paide ordulinnuses, seejärel käime me Tallinnas Marta tänaval ja lõpuks jõuame ringiga siia Reaalkooli poisi juurde tagasi. Boguslav 10. tamme juures ja Boguslav 10. oli siis Pommeri hertsog ja mille poolest ta siis oli kuulus, oli see, et ta suutis enda alla haarata kõik pea 200 aastat siis laiali olnud Pommeri maad. Ja miks ma siin seisan, on nagu väga lihtne, et tegelikult see tüvi, mis siin on ja mis 82. või 83. aastal suurest tormist pihta sai, ongi üks 700 aastat vana tüvi ja kohalik rahvas ütleb siiamaani, et see oli see, mille all Boguslav 10. jahil olles siis nii-öelda veetis oma öö. Et maa mäletab ja pidagem seda meeles. Et ma seisan siis Varbola linnuse väravas. Varbola linnus on Põhja-Euroopas ükseid suurema pindalaga kuiv ringvall linnuseid ja on tähelepanuväärne koht selles mõttes, et tõenäoliselt seda valitsesid Eesti soost siis vanemad või vanemate perekonnad, kes 13. sajandil muistse vabadusvõitluse ajal said praktiliselt kõigiga väga hästi läbi. Et taanlastelt said nad Tallinnast kiviheitemasina, nad lubasid paganlikel saarlastelt sellest kiviheitemasinast endale koopia teha. Vene vürstid, kes siia tulid rüüsteretkele, ostsid ennast vabaks 34 kilogrammi hõbedaga ja mõeldes selle peale, et kui nemad oleksid jäänud edasi valitsema ja ei oleks toimunud Jüri ülestõusu, siis võib-olla et oleks meil olnud ka Eesti soost hertsogid, nii nagu Bohuslav oli Pommerimaal. Olen Paide ordulinnuse varemetes ja siin maikuuses 1343 piinas Saksa ordu surnuks 4 Eesti vanemat ja 3 sõjasulast. Ja võib-olla see ongi põhjus, miks ei ole Eestis Eesti soost hertsogeid kunagi olnud, nii nagu oli Pommerimaal Bohuslav. Tallinnas ja siin on üks kõige vanem mälestusmärk langenud sõdurile. 11. septembril 1560 kuskil siinsamas kandis on nüüd siin Marta tänaval toimus lahing, kus siis Tallinna linna mustpeade vennaskond toetatuna umbes 500 jalaväelasest ründas siis mitut tuhandet Ivan Julma väkke kuulunud võitlejad. Ja lahing oli tallinnastele võidukas ja selle lahingus langenud ühe mustpeade vennaskonna kaupmehe mälestuseks on siis selline suur kaunis kivirist siia püsti pandud. Nii loodetavasti te nautisite seda ringkäiku, mis algas pihta Stettinist, jõudis läbi Varbola ja Paide ordulinnuse Marta tänava siia Reaalkooli poisi ette. Et miks just Reaalkooli poiss on see meie viimane peatuskoht? See on sellepärast, et see on püstitatud just nende kooliõpilaste mälestuseks, kes langesid vabadussõja rinnetel. Me teame, et pea 11 noor õppursõdurit sai vabadussõjas surma, 20 said haavata. No üldse vabadussõjas oli haavatu saanuid, oli 14 000 inimest ja 2600 invaliidistus neist päris tõsiselt. Ja tegelikult see ohver, mille vabadussõja rinnetel kooliõpilased tõid, et see on tegelikult märkimisväärne. Kui te nüüd küsite, et aga kuidas see kõik seotud on siis nende teiste kohtadega? See on just seotud selle mõttega, et vaadake, maa mäletab neid, kes on nõus olnud tema eest võitlema. Ja loodame, et Eesti ei pea kunagi jälle vabadussõtta minema ja see mälestussammas siin minu selja taga seisab aastasadu, nii nagu seisab hetkel Stettini lähedal Boguslav 10. tamm või Marta tänaval ühele mustpeade vennaskonna liikmele püstitatud mälestuskivi. Lugege raamatuid, õppige ajalugu
ja mäletage 24. veebruaril Eesti vabaduse eest langenud. Loodame, et see koroonaaeg saab otsa ja ühel hetkel on jälle meil võimalus kontakttundides kokku saada. Hea vabariigi aastapäeva! See maa pole üldsegi suur ja see maa ei ole üldsegi kõrge ja sellel maal tihti jäine on tuul, kuid see maa on mulle kasvanud vinge ja sellel maal siin jäine on tuul, kuid see maa on mulle kasvanud hinge. See maa siin nii kõrged on puud ja see maa tema teed pole sirge ja sellel maal siin jäine on tuul, kuid see maa on mulle kasvanud hinge ja sellel maal siin jäine on tuul, kuid see maa on mulle kasvanud hinge. Ta tuultes ja tormis on loomise lugu. Ta kivisel pinnal on peidus meie jõud. Ta päikesepaistel on kasvanud, on sirgume sugu. Ei murra me meelt, ei torm ega pool. See maa pole üldsegi suur ja see maa ei ole üldsegi kõrge ja sellel maal tihti jäine on tuul, kuid see maa on mulle kasvanud hinge ja sellel maal siin jäine on tuul, kuid see maa on mulle kasvanud hinge ja sellel maal siin jäine on tuul, kuid see maa on mulle kasvanud hinge. Kallid koolikaaslased, tervitused Eesti 103. iseseisvuspäeva puhul. Kevadel kirjutasin uurimistöö oma vaarisast, Eesti-aegsest Kopli kortnikust, kellel oli minuga sama nimi. Kas teadsite, et 100 tagasi, kui Eesti Vabariik oli veel 1-2 aastane, möllas Koplis epideemia, tüüfus ja rõuged. Siis hakati Koplis suurt rõhku pöörama hügienile. Kõlab tuttavalt. Tollal pesti iga päev isegi tänavaid. Haiged isoleeriti. Mitte keegi Kopli asukatest ei tohtinud minna linna ilma arstitõendita, kus kirjas, et isikul pole täisid ega nakkushaigusi. Arstitõendit vajasid ka Koplis tööl käivad töölised. Teistel oli Koplisse minek üldse keelatud. Keelati igasugune liikumine õhtul kella 9-st hommikul kella 6-ni. Ühenduse pidamine linnaga katkestati, trammipeatus Beckeri tehase juures kaotati. Peod, pallid, koosolekud keelati. Hospidal ümbritseti kivekähku traataiaga. Elumajades puhkenud haigusjuhtumitest tuli teada anda politseile.
käia lubati vaid ühel lõigul Kopli tänaval. Mujal liikujaid tohtis tulistada. Nende ülirangete meetmetega võeti olukord mõne kuuga enam-vähem kontrolli alla. Meil on ka praegu pandeemia, aga õpime ikka koolis. Kui ka pidusid ei saa pidada, siis iseseisvuspäev ometi ära ei jää. Küsisin oma perekonna ringis, mida nende jaoks tähendab Eesti. Väikeste laste jaoks oli see lihtsalt kodu. Vanaema lisas ka, et vabadus. Just need sõnad võtavad hästi kokku Eesti riigi mõtte. Kõiki ühendab soov tunda end omal maal vabalt ja koduselt. Vanaema on õnnelik, et me oleme vabad, meil on oma lipp ja oma hümn ja võime kõike rääkida ja vabalt reisida. Eesti tähendab kodu ja lähedasi. Eesti on see sõnul seletamatu miski, miks ei taha kuhugi soojale maale ära kolida. Ehkki väikese pärast ju võiks. Eesti on meie argipäev, kus mõni päev on pidulikum ja mõni päev tavalisem. Kuigi vahel on hea reisil käia, on alati kõige parem koju tagasi tulla. Hetkel me ei reisi, aga põhimõtteliselt oleme vabad. Palju vabamad kui nõukogude aja lõpus. 1988. aasta rokkival suvel hõikas kunstnik Heinz Valk lauluväljakul Eesti noortele. Teile ei ole pärandatud ainult Eestimaa valu, vaid teile on pärandatud ka Eestimaa au, uhkus ja viha. Me murrame end vabadusse kas või läbi halli kivi. Ükskord me võidame nii kui nii. Just nii öeldi rahva mällu sööbinud ikoonilises kõnes 32 aastat tagasi, mil inimesed kandsid loosungit Jumal, kaitse Eestimaad. Ja tõepoolest, meie tänaste noorte jaoks võideti tagasi vabadus. Maailmas on ainult üks Eesti. Meie kõigi töö on seda hoida, sest Eesti on meie kodu.